Nii, tere kõigile! Ristiusu maailma laiuseks uskumisviisiks aidanud Euroopa enda nimi pärineb mütoloogiliselt Foiniikia printsessilt Euroopelt. Niisiis Foiniikia päritolu nimi ja kultuur, nagu me täna juba kuulsime vanade roomlaste ladinakeelsest põlluharimise ja kultiveerimise sõnast. Ehk siis juurtena Foiniikia, see on siis seemikultuur ja vana antiik. Üks ajalehe toimetaja kirjutas hiljuti, et meil Eestis toodetakse kultuuri üle. Vist tahtis ta öelda, et kultuuri ajakirjandus toodetakse liiga palju. Aga mis on kultuur? Esiteks, kultuuri ei toodeta. Kultuur sünnib, seda kultiveeritakse, seda hoitakse, seda pärandatakse. Kultuur on kõige olulisem ja kõige parem pärandus, mis meil on. Kultuuri kohta on antud väga palju erinevaid kujundlikke väljendusi. Rein Raud on kirjutanud terve raamatu, kus ta sai stipendiumi selle kirjutamiseks 300 lehekülge kultuuri kohta. Ma nendest väga paljudest definitsioonidest täna siin pakun ainult ühe ja enda oma. Kultuur on meie, on inimeste vaimse ja ainelise tegevuse summa koos selle tagajärgedega ja selle mõtestamisega. Mõeldes siis Euroopa kultuuriloole, transformeerime siis mõlemad sõnad Euroopa ja kultuur uue lepingu, uue testamendi põhjalt tõusvateks ilminguteks. Väga lühidalt olen mõnesse punkti selle ekskursi kirja pannud, mida püüan jagada. Kõigepealt maailmapilt üldiselt, vaated maailmale, vaated horisondi ees ja all. Keskaegne hierarhiline maailmapilt kivitas teid ja kivitas diabooli, nagu ma armastan vana Rooma hääldust kasutada, ehk siis Jumala riik ja saatana või kuradite riik nende kujundite kaudu selgitatuna, ehk see pärineb ju ka Uue Testamendi põhjalt, aga kujundanud on selle selliseks Augustinus. See rajanes algselt looja Jumala ja temale vastuhakkaja saatana võitlusele inimese pärast. Võitlus kujutatakse käivat selles maailmas, kus meie oleme ja meie oleme selle draama osalised. Võib-olla ei ole see hierarhiline jaotus, et Jumala riik ja saatana riik üldsegi meile võõras ka meie poliitikale, sellepärast, et natukene teistsuguste väljenditega poliitilises taotluses kogu Euroopas ja maailmas, kus ka meie elame, toimivad ju alati need meie, kes me oleme õiged ja valed, ehk teised, kes vihkavad, kes on kurjad, kellel ei võikski nagu vist olla kohta enam kaasaegses ühiskonnas. Niisugune eritlemine ja vahetegemine erinevate kategooriate vahel on ju meile samal kombel tuttav. Ja vaadakem ka nagu õiguse teemat maailmas. Kui minna Salisbury, siis seal ei ole mitte ainult Novitšok, vaid seal on ka väga võimas katedraal, keskaegne katedraal, kus hoitakse 1215 aastal koostatud Magna Cartat, Euroopa õiguste koodeksit, mis sätestas, et seadus kohustab kõiki, olles ka kuningast kõrgemal. Seadus kohustab võrdselt kõiki, olles ka kuningast kõrgemal. Seaduse universaalne mõistmine Jumala seaduse alusel on jälgitav alates Pauluse Rooma kirjast ja evangeeliumitest, eriti ka Jeesuse sõnadest Matteuse evangeeliumi kaudu, kuid kõige rohkem siiski Pauluselt Jumala õiguse alusel, millest kõik muu õigusarutlus peab oma alguse ja aluse saama. Et selles mõttes Euroopa õigusmõtlemist kindlasti on mõjutanud nii Rooma õigus kui ka apostel Pauluse arusaam Jumala õigusest. Küllap on Uue Testamendi vaade inimesele, inimese elule ja ajale ka
meid mõjutanud mitmel pool, näiteks ajamärkide näide Luuka evangeelium 12:54 ja mujal, et vaadake, looduse märke te oskate küll näha, aga muud mitte. Seda kasutab praegune ilmalik Euroopa elanikkond oma sõnakasutuses samuti teadmata, et selline ajamärkide näide, olgu see siis kas või ka viigipuu näide või nagu Luukas lisab, et vaadake viigipuud ja teisi puid, et vaadake Iisraeli ja vaadake teisi rahvaid, et selline kõnekäänd pärineb samuti Uuest Testamendist. Muidugi ka aja reguleerimine inimese heaks, kui nüüd 7-päevane nädal ja kalender on Idamaalt ja Iisraeli kaudu tulnud Euroopasse, siis muidu selline päeva jagamine tunnikordadeks, palveteks, need päevased palvekorrad, see on juba ikkagi Uue Testamendi mõjul tulnud ka läbi keskaegse korralduse meie ellu tuntud kellad, Praha kell ja mulle ükskord Turus töötades hästi palju mõju avaldanud Turu toomkiriku kell, kus on ka ainult see tunniseier, mis näitab, et nagu sellised suured vahemikud on olulised, väiksematele ei ole tähendus, see tundus mulle hästi sellise toimivana. Niisiis aja ja igaviku, ajast igavikku mineku mõisted ja kahtlemata siis ka meie oma Tallinna regiooni piirkonda tulles surmatantsu maalimine, kus kõik inimesed on võrdsed, või selle Pühavaimu kiriku hävinud kell, mille peal siis olid ka sõnad, et ik schlag recht dem Magd und Knechtet. Kõikidele ma löön õiglaselt või õigel kombel nii teenijatüdrukule kui ka siis emandale ja sulasele kõigile, mida nüüd praegu enam ei ole. Ja samuti surma meenutamine, memento mori, mäleta surma, mõtle surmale, millele Eesti helilooja Juhan Jürme on kantaadi teinud ja seda sellel aegadel, kui ma veel ka noorem olin ja mõnes kooris lausin ka siin kirikus, on seda ette kantud, kui Rolf Uusväli saatis Orelil ja kus siis on rikka mehe ja vaese Lazaruse loost Luuka evangeeliumi 16. peatükis see süžee, kus siis see tenor laulab niimoodi, rikkas mees, mul palju vara, hästi niimoodi justakalt ja Abrahami laulab bass siis, kes tuleb nagu kaugelt õpetama. Need samad asjad on meie keskel sündinud ja minuni on pärinus jõudnud, et Juhan Jürme oli 9. märtsi 44. aasta õhurünnakul veel ka surma saanud, aga just seesama memento mori, mida toomkirikus ja siin Pühavaimu kirikus aastakümnete eest ette kantud. Hariduse õpetaja õpetuse usu ja moraali küsimustes. Keskajal viljeldud kirjakunst, piibli käsikirjad, arhitektuur, kujutavad kunstid, nendest ei saagi väga pikalt rääkida ja ma pean arvestama ka, et tänane päev selles mõttes kiirustab, nii nagu aeg jookseb edasi. Ja siinsamas Pühavaimu kirikus Georg Mülleri jutlused, väga huvitav on mõelda niisugustele asjadele, kui mida eeldas Georg Müller ka rahval teadvat nendest kujunditest ja haridusest, mida ta kasutas. Kahtlemata need inimesed, kes siin on, pidid oskama mingil kombel ka saksa keelt, kuna Mülleri jutlustes, nendes jutluse konspektides vähemalt on nii eesti kui ka saksakeelseid sõnu ja kui ta siis moraalses kasvatuses soovitab inimestel mitte elada nii kui üks epikuri sika. Ja siit siis selle keele ja meele tähendus Jaakobuse kirjast 3.5 ka, kust järgnevalt meid manitsetakse, et ühest samast allikast ei saa keeda üles halva ja head vett, nii ka meie keel peaks olema. Karl Robert Jakobson oma 150 aastat tagasi peetud esimeses isamaakõnes ütleb, keel on, kes üht rahvast rahvaks teeb, ta varjab üht lõpmata väge ja püha ust oma sees. Keel ja mõistus käivad käsikäes, sest keel on avalikuks saanud mõistus. Seepärast võime ka sest, kuidas ühe rahva keel haritud on, kõige paremini rahva enese vaimu järge ära tunda. Niisiis ka see praktiline elu, eetika, kasvatus, see toetus
Uuele Testamendile, nii ka Vanale Testamendile. Kahtlemata Martin Luteri väike ja ka suur katekismus oma elujuhistega alustab togi käskudega Vanas Testamendis, kuid hiljem on seal just palju seda materjali, mille õpetuslik osa põhineb Uuel Testamendil või siis niisugused kuldreeglid eetilise kasvatuse osas nagu hea puu ja hea vilja näide Matteus 7, liigse muretsemise mõttetus Matteuse 6. Ehk siis see liigse muretsemise mõttetus, me võime ütelda, et see annab inimesele meele kerguse, mitte kerge meelsuse. Inimese pildi üksinduse ja osaduse osas Pauluse poolt sõnastatud holistilise inimese pildi leiame nii tänapäeva kõneploogist kui ka teaduskirjandusest, kui ka igasugusest hingehoiust, vaim, hing ja ihuse mõistete antropoloogiline kõrvuti asetus. Need 3 aspekti pärinevad ju Pauluselt. Ja kui vaadata, et veel nõukogude aja lõpupoole välja antud Eesti Nõukogude entsüklopeedia ei tundnud ihu mõistet, küll olid seal mõisted, ihunuhtlus oli seal olemas, samuti oli ihukaitse, aga ei olnud ihu, et mida nuheldakse või mida kaitstakse, seda ei olnud. Aga juba kõige esimene kristlik dokument, esimene Thessalonika kiri aasta 50 paiku Paulus kirjutab: rahu Jumal ise pühitsegu teid läbi nisti, et teie vaim ja hing ja ihu oleks tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Ehk see inimese pilt, mida me teaduskirjanduses kasutame, mida me psühholoogias, hingehoius kasutame, see pilt on tervikuna juba ka meile antud Uue Testamendi kaudu. Soome luterliku kiriku selle sügise niinimetatud diakoonia baromeetris ongi suurem tähelepanu üksindusel, mida kannatavad linnastunud ühiskonnas paljud inimesed, kes elavad paljude inimeste keskel. Kogudus on aga selleks, et isegi mitte lasta tekkida üksindusel, Hebra 10.25, ärge jätke unarusse oma koguduse kooskäimist nõnda, nagu mõnel on kombeks, ehk siin on meile antud ka ravi ja võimalus selle üksinduse vastu, millest ühest küljest selle üle kaevatakse, teisest küljest öeldakse, et meile ei taha institutsionaliseeritud kirikut. Aga mõelgem siis see sõna natukene ümber, püüdkem siis olla osaduslikus kirikus, kui see sõna institutsionaalne ei meeldi. Ja ka niisugused moraalsed näited kunsti kohta, inimese elu kohta, mis põhinevad ja pärinevad kunstidest, need samuti suures osas nende taga võib näha Uue Testamendi mõtteviisi, mõttemaailma. Mul on siin hakanud silma, mis ka tänapäeva holustikus ja moraalses diskursuseks ei saa seda nimetada, aga diskussioonis või väärtuste virvarris silma hakkab on see, mismoodi sellele voorusele, ka kasinusele tähelepanu pöörav Uue Testamendi mõtteviis, ma arvan leidvat ehk Shakespeare'il neid jooni 66. sonetis. Vaadakeme, kui tuttavalt see kõlab ka tänapäeval. Ja kuuldav kiitus häbiväärselt poeb ja neitsi voorusest on saanud hatt ja lollus arust targemaks end loeb ja laitmatus on põlatum kui patt. Ja kunsti kidakeelseks muudab võim ja jõul on kaelas jõuetuse rang ja ausust rumaluseks hüüab sõim ja hea on kurjakütkes orjav vang. Siit loeme, kuidas ühiskonnas on voorused kannatajaks osapooleks tehtud ning pimeduse viljatuid tegusid ülistatakse. Vahekord on vastupidine sellele, mida Paulus kirjutas vihategude ja vaimuviljade kohta Galaatia kirjas. Või ka niisugused kujundilised näited, John Milton, 17. sajand, kaotatud paradiis ja taasleitud paradiis. Niisugused kõnefiguurid, mis algavad Vanast Testamendist ja tulevad siis Uue Testamendi mõttemaailma juurde tagasi. Aga miks mitte ka Karl Robert Jakobsoni 3 Isamaa kõne sissejuhatuses ole niisugune kolmikjaotus, ei ole ka mõjutatud kogu piibellikust mõttest valguse, pimeduse ja siis uuesti koidu aeg. Ja pean hakkama seda osa lõpetama, aga veelgi ka
neid niisuguseid sarnasusi või motiive võib otsida rohkem, võib otsida vähem. Muidugi veel viimasena ka moraal ja isikuväärtused, naiste asend ühiskonnas, daami austamine. Ei jõua täna pikemalt kõnelda Maarja ja Marta näitest ja Maarja kujust Luuka evangeeliumi alguse näitel. Tahan ainult rehabiliteerida Maarja Magdalenat. Luuka 8.2 on ainus koht, mis räägib sellest, et temas oli kurjad vaimud, kes välja aeti, ja seetõttu mina olen rohkem seda meelt, et see hilisema traditsiooniga Maarja Magdalena peale kasvatatud niisugune lõbunaise või hoora pilt, sellele ei leidu otseselt Uue Testamendi ega Piibli alust, aga muidugi Euroopa kultuuris on just nimelt kahe Maarja nimelise isikuga nagu justkui mingisuguses mõnus mindud äärmustesse, et Neitsi Maarja on tõepoolest õigusega selliseks etaloniks, aga justkui mingi tasakaalu saavutamiseks on siis Maarja Magdalenast tehtud, minu hinnangul tehtud vastupidine näide, kes ei pruukinud seda olla, ta võib-olla võime üsna neutraalse hinnangu talle anda, aga see on juba palju keerulisem küsimus. Aga igal juhul need kaks Maarja kuju on Euroopa kultuuris üsna palju sellist kujutamist ja kasutamist leidnud, kaasa arvatud siis omal ajal need langenud naiste parandusmajad, Magdaleeniumid. Ja leiame neid kujundeid veel, juhin veel ainult sellele tähelepanu, et nii kreeka keelest kui ekleesia kogudus on naissoost, kyriake, kirikti saksa keeles samuti naissoost ehk issandale kuuluv. See on nagu koguduse pruudikuvand ja puhtuse eetika toetub sellele on väga suur tähendus ka kirikule endale. Nimelt Matteuse 25 peatükk esitabki targad neitsid mõnes mõttes nagu kiriku vaimse kvaliteedi mõõdupuuna ja sellele peab alati tähelepanu pöörama. Ja siin me jõuame selle traditsiooni, pärandi ja kasvatuse ka kokkuvõtte juurde, mis ongi see, mida me kultiveerima peame. Üks väike huvitav paralleel tuli ka mul veel meelde, üsna vähe võib-olla on sellele jõudnud mõelda, et lisaks sellele Gretcheni kujule Faustis on ju Ibseni Peer Güntis, eriti Griegi muusika kaudu Solveigi kujuga samuti selliseks ootavaks, puhtaks, väärtuslikuks naiseks saanud. Ma vaatan, kell kukub, ma enam seda Solveigi laulu eestikeelset tõlget ei loe, aga see on midagi niisugust, mis jälle ajas nagu välja astub truudust ja ootamist, mis on ekleesia, kyriakeedi kirje ja kiriku vaimseks mõõdupuuks ka meile. Aitäh!